selga panna, mida selga panna? Mida selga panna? Kepsuta kiiremini õunaõis, ega see saagikoristuspäevaparaat pole, me läheme lihtsalt rongijaama. Liiga igapäevane. Liiga suvine. Su nõbul pole vahet, mis sul seljas on, vali juba midagi. Me kohtume esimest korda ja ta on Tallinnast. Ma tahan nii väga head muljet jätta. Kas tead, mis jätaks hea mulje? Mis? Kui me talle õigeks ajaks vastu jõuaks. Sa ei pea muretsema. Te saate kindlasti hästi läbi. Teil on juba midagi ühist. Mis on? Kummalgi teist ei ole ilumärki. Mida? Kuidas sa võisid unustada mulle sellest rääkida? See muudab kõike. Jaamas kohtume. Ma pean Mesimagusele ja 1004-le rääkima. Tead, su nõbu peab siin toas magama. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Liituda. Tal ei ole ilumärki, loomulikult tahab ta ilumärgi rüütlitega liituda. Ma olen nii elevil, et ma võin lõhki minna. Kas see on rong Tallinnast? Jah. See on tema? Auto ei ole. Hoopis see on tema? Ei. See ka ei ole. Õunaõis, sa ei ole Maxi kohanud. Mäletad? Jaa. Oot, see on tema. Max! See olen mina, sinu nõbu õunaõis. Ja see on Mesimagus ja see on 1004. Meil on nii hea meel, et sa siin oled. Aitäh, mul on hea meel. Sellest saab sinu elu parim nädal. Loodan, et tõsiselt see saab vahva olema. Saagikoristuspäevaparaat toimub varsti. Me saame vankril sõita. Päriselt, ma ei ole kunagi seda teinud. Ja meil on sulle suur üllatus. Üllatus. Ma esitlen ilumärgi rüütlite klubimaja. Ilumärgi rüütlid. Klubi, mis aitab ponidel ilumärke leida. Me oleme selle asutajaliikmed, tegelikult ainsad liikmed. Aga me üritame klubi alati laiendada ja sina paistad olevat täiuslik kandidaat. Tõesti. Nojah, sest sul ei ole ilumärki ja puha. Jah. See. Las ma näitan sulle meie klubimaja paremaid külgi juhuks, kui sa otsustad meiega liituda. Siin me paneme kohalolijad kirja. Siin me sööme lõunat. Siin seistes tulevad meile head ideed. Jah. Kas sa saaksid meid korraks vabandada? Ikka. Ma arvasin, et see avaldab talle rohkem muljet. Ta on Tallinnast. Kui me tahame talle muljet avaldada, peame rohkem pingutama. Vanker! Ta võib saagikoristuspäevaparaadil koos meiega sõita. Täiuslik! See on heade ideede jaoks tõesti hea koht. Siin see ongi. Ametlik ilumärgi rüütlite saagikoristuspäevaparaadi vanker! Ilumärgi rüütlite liikmena saaksid sa meiega koos sõita. See oleks nii lahe! No, pigem nalli ja number. Mis see veel on? Suur apelsin? See on kõrvits. Pigem nagu nõmits. Kes see uus paljas külg on? Minu nõbu Max. Ta on Tallinnast. Tallinnast? Mis? No vähemalt miski räägib sinu kasuks.
Kavatsed vist nende väikese klubiga liituda? Mis selle nimi oligi? Ilumärgi rüütlid. Pigem ilumärgi titad. Hei! Suurlinlik suhtumine. Mulle meeldib. Jah, no seda jätkub veel küll. Jälgi seda. Oi ei, see ei ole võimalik. Paistab, et kellegi kõrvits läks just lõmaks. Kui ma seda õunarüübile ütlen? Kui sa mida õunarüübile ütled? No tead, kas sa oled kaebupunn? Tule, Max, sa peaksid olema koos meie lahedate ponidega, mitte nende titadega. Mis just juhtus? Max läks vist just pimeduse poolele üle. Me peame õunarüübile rääkima. Ei, me pole kaebupunnid. Jah, ja me pole titad. Aga miks ma siis nutta tahaks? Ma ei suuda uskuda, et ta meie kõrvitsa ära lõhkus. Ma ei suuda uskuda, et mu sugulane on suur vastik kiusupunn. Mida me nüüd teeme? Me ehitame uue vankri. Vot mis, miks vaeva näha? Ta lõhuks ka selle lihtsalt ära. Me võiks alati õunarüübile ära rääkida. Mis sa oled? Kaebupunn? Ei! Me ei ole kari keelekandjaid. Pealegi, tuli ta siia vaid paariks nädalaks. Me lihtsalt väldime teda, kui katku, kuni ta koju läheb. Väldime teda. Jah, no kui raske see olla võib. Esmalt tundus, et Max on vahva sell. Uus sõber hea, parem kui kissel. Kuid siis me teada saime, lihtsalt kiusupunn on ta. Maxis sai kiusupunn ja koletis. Kõikjale, kuhu läheme, on tema sammu ees. Max õun, mida teha meil? Keegi kiusab meid. Peitu ruttu, kaome siit. Max õun, kui ta püüab sind, jookse ruttu sa. Kiire on ju, kas sa näed? Max õun, ta on lihtsalt mäda õun. Me teame, vale see, kuid ilumärgi rüütlid ei taha pahandust. Ta varsti läheb koju, siis rahu saame taas. Aga seni hoiame ta teelt me eemale. Kõikjale, kuhu läheme, on tema meil ees. Max õun, mida teha meil? Keegi kiusab meid, peitu ruttu, kaome siit. Max õun, kui ta püüab sind, jookse ruttu sa. Kiire on ju, kas sa näed? Miks nii kuri? Miks nii õel? Miks nii tige? Miks nii vihane? Võiksid olla kena. Me võiks ju olla sõbrad. Kas pole kahju? Kas see on lõpp? Max õun, ta on lihtsalt mäda. Max õun, ta on lihtsalt mäda. Max võib meid ju linnast eemale peletada, aga meil on ikkagi meie klubi. Hei, mis te minu klubimajas teete? Sinu klubimajas? See on meie klubimaja. Noh, see oli teie. Ja nüüd on see minu. Ja minu. Ja minu. See ei ole aus, Max. Me ei ole sulle ju midagi teinud. Ja nii jäägugi. Kaduge nüüd, titad. Kaps, kaps, suhkrutükk, hops! See Max läks nüüd tõesti liiale. Meid visati oma klubimajast välja ja minu oma voodist. Tõsiselt? Täiesti tõsiselt. Me peame õunarüübile rääkima. Ei! Haruldusele ei! Videvikule ei! Me peame sellele vastu astuma.
jah, astume vastu. Kuidas me seda teeme? Teeme temast saagikoristusparaadi aukülalise. Jaa! Oota, mida? Kui sa otsid sõnaraamatust üles sõna häbistatud, siis on seal tema nägu. Muu! 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 Kas need on harulduse salongist? Jah, suurepärane. Sära pulber suhkrutüki kohvikus, seda kasutatakse tortide kaunistamisel. Haruldus kasutab seda vist oma hädaolukorras söödavate saabaste jaoks. Hammasrattad ja ülekanderihmad, muu tööriistad ja värgid. Kas sa tõid selle sealt? Mis see on? Vanaema köögitaimer. Milleks see on? Küll sa näed. Tulge, hakkame pihta. Hommikuni on ainult paar tundi ja see peab suurepärane välja nägema. Max ei suuda panna vastu tahtmisele sellega sõita. Kas nüüd on kõik? Ma arvan, et vist küll. Tore, me peaks minema hakkama enne, kui Max meid leiab. Ilumärgirüütlid, edasi. Kuumad porgad ja pannkoogid, siit saab, ostke kuumad. Kas pole rabav? Ei, ma ei mõelnud rabamist. Tähendab, kas pole lööv? Ei mingit löömist. Ma tahtsin öelda, ära isegi mõtle sellega sõitma minna, Max. Sul oli võimalus. Hiljem näeme, ilumärgi titad. Haimeri panid. Õpetame talle, kuidas ilumärgi rüütleid kiusata. Kas lasete Maxil oma kuldse lõunavankril sõita? Jaa. Me arvasime, et ta on tähelepanu keskpunktis olemise ära teeninud. See on teist nii armas. Panete Maxi end nii eriliselt tundma pärast kõike seda südamevalu, mis ta Tallinnast pidi läbi elama. Südamevalu? Noh, ma ei tahtnud midagi öelda, sest ei tahtnud sellele tähelepanu juhtida, aga Tallinnas oli paar kiusupunni, kes teda palja külje pärast kiusasid. Kiusasid? Kiusupunnid? Jaa, ta tuli farmi, et kodustest probleemidest eemale pääseda. Ma olen teie üle nii uhke. Tegite hea teo. Sellepärast ta siis vahele hüppaski, kui Teemantiaare ja Hõbelusikas meid kiusama hakkasid. Ta ei tahtnud, et teda kiusataks nagu kodus, selle asemel hakkas ta ise kiusama. Ja nüüd said meist kiusupunnid. Mida me tegime? Lahe vanker, Max. Näppasin selle neilt vingupunnidest paljaskülgedelt. Liiga lahe, et muul olla, Max. Me peame ta peatama. Lõunarüüp, ruttu! Mida?
jaama. Ai, mu popcorn! Oi, vabandust! Roosa, lase meid sisse! Väga naljakas! Ei, päriselt! Lase meid sisse! Tulge! Max, sa pead vankrist välja hüppama! Te ei saa oma vankrit tagasi, tited! Selles on lõks! Kapsasalat! Kapsasalat! Tõsiselt? Hei! Ärge jätke mind! Jätke mind! Äkki saame ilumärgid kõigi aegade kõige tobedama idee eest. Kas olete terved? Jah, kõik on korras. Pole hullu. Ma olin teie vastu nii õel, aga te pääsite mind. No sellega on nii, et... Ma ei mõista. Ma nägin, kuidas see juhtus. Sa lükkasid mind välja just enne seda, kui vanker järve kukkuma hakkas. Aga no meie olimegi põhjus, miks see järve kukkus. Me ehitasime sinna lõksu. Tead, Max, me üritasime sulle tagasi teha, sest sa kiusasid meid. Aga siis rääkis õunarüüp, kuidas sind Tallinnas kiusati. Ja me mõissime, et sa tegid seda, et sind siin ei kiusataks. Noh, aga siis olime hoopis meie kiusajad ja... Miks see elu peab nii irooniline olema? Me vist üritame öelda, et meil on kahju. Mul on ka kahju. Seda kõike oleks saanud vältida, kui te oleksite kohe alguses minu jutule tulnud. Seda ma ju rääkisingi. Noh, kas me võiksime otsast alustada? Kindlasti. Jah. Meie ilumärgirüütlid soovime, et Max Owen liituks meiega kui õde, sõbratar, usaldusalune, liitlane, südamesõber, semu, sõbranna, kaaslane. Ise sa kirjutasid selle? Jah. Kambajõmm, seltsiline, bla. jah. Ja kaasilumärgirüütel. Oled vannutatud sellest päevast alates oma õdede, sõprade, usaldusaluste, liitlaste, südamesõprade. Palju õnne! Ma pean selle uuesti üle vaatama. Kas lubad, et avad ilumärgirüütlite Tallinna haru? Jaa, ja ma luban, et ma räägin alati oma suurele õele kiusamisest. Tore. Ja kui sul muresid on, võid meie peale loota. Eks, sa siis lahkud, mis? No tore. Ja meie peame jääma siia koos nõmedate paljaskülgedega. Hei, minu sõpradega niimoodi ei räägita. Sõpradega? Jah, on sul selle kohta midagi öelda? Ja kui ongi, mida sa ette võtad? Räägin teie emadele, kui halvasti te käitute.
Seda mädaõuna jään ma küll igatsema. Mädaõun. Ma arvasin, et olete sõbrad. Ei, tead, alguses me kutsusime teda mädaõunaks, sest ta ju oligi mädaõun. Aga nüüd on ta mäda nagu hea, saad aru? No, ei. Tõlkinud Käri Sõelsepp. Teksti luges Karin Rask.